ja tõenditeta. Kurdistani vandistamine, oi! Kurdistani Khersonevi, oi! See oleks võinud olla pöördepunkt Iraani sõjas. Plaani viidi ellu, kui 100 kurdi võitlejad liikusid Sulaimaniast Iraagis Iraani ning 100 balutšid lahkusid Pakistanist. Me kõik lootsime, et sõda kukutab lõpuks režiimi ja just selles punktis pidid kurdid sekkuma. Maapealne plaan koostati pika aja jooksul Ameerika luureagentuuride ja operatsioonide ning kurdi operatiivtöötajate vahel. Seda kinnitavad allikad Iisraelis, kes ei soovi kommenteerida Mossadi rolli selles operatsioonis. Ettevalmistused hõlmasid kohtumisi kurdi rühmitustega, relvatarneid ja spetsiaalset väljaõpet. Samal ajal kui kurdid valmistusid, moodustades nädal enne sõja algust katusorganisatsiooni ja koalitsiooni. Washington, Erbil ja Teheran allikad kinnitavad, et Iraani relvastatud kurdi rühmitused pidasid Washingtoniga ulatuslikke konsultatsioone. Donald Trump ütles pärast intervjuud Fox Newsil antud avaldustes, et Ameerika Ühendriigid üritasid saata relvi iraanlastele kurdide kaudu. Kuid 90. minutil, pärast seda, kui relvasaadetised olid juba kurdideni jõudnud, peatati maapealne operatsioon. See teave jõudis Türgini ja Türgi avaldas survet Iraagi Kurdistani piirkonnale, et nad selle plaani peataksid. Kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael selle sammu kavandasid, lekkis see ettevõtmine lihtsalt meediasse ja seejärel Türgi valitsuseni kui sinine välk ning nad nurjasid selle sammu. Teatud põhjustel. See on Said Hamidani, Araabia Ahvazi vabastusvõitluse juhi tunnistus, kes hiljuti osales Ahvazi opositsioonitegelaste, kurdide ja teiste Iraani vastaste konsultatsioonidel. Hamidan viitab Valge Maja lekkallikale. See plaan ebaõnnestus saabunud teabe kohaselt, sest Said Shidivans soovis, et režiim jääks samaks, nagu see oli. Väga kõrged Iisraeli ametnikud keeldusid nimetamast Ameerika Ühendriikide asepresidenti kui seda, kes operatsiooni Türgile lekitas. Kuid siiski on nad valmis mõningaid fakte avaldama. Salajase maismaaoperatsiooni üksikasjad said türklased tõepoolest teada Valge Maja allikatest. Sealhulgas neist, keda peetakse Ameerika asepresidendi lähedasse nõunike ringi kuuluvateks, kes olid presidendi sõjapoliitika vastu. Iisraelis öeldakse, et Ameerika Ühendriigid andsid tõepoolest välja tühistamiskorralduse, kuigi oli selge, et see rikub Ameerika huve ja vähendab võimalust Iraani režiimi šokeerida. Mõned kurdide fraktsioonid liitusid, kuid taandusid kiiresti, sest türklased peatasid plaani. Samuti nägime, kuidas Iraani režiim hakkas laagreid kiiresti pommitama. Iisraeli ametnikud osutavad veel ühele ühisele nimetajale Türgi ja Valge Maja ametnike vahel, nimelt hirmule Iraani režiimi kokkuvarisemise tagajärgede ees. See võib seletada ameeriklaste seotust plaani üksikasjade lekkimisega türklastele. Kui režiim oleks kokku varisenud, oleksime pidanud nägema mingit lainet, uut põgenike lainet, mida Türgi ei tahtnud näha ja seetõttu nad avaldasid selle isegi siis. Me ei oleks pidanud nägema mingit šokki, uut põgenike lainet, mida Türgi ei tahtnud näha. Ja seetõttu nad isegi mõtlesid siseneda sellele territooriumile. Iraani territooriumile ja luua sinna puhvertsoon. Nad pidasid režiimi kokkuvarisemist lausa õudusunenäoks enda jaoks. Aserbaidžaani piirkondades ja isegi kurdide aladel takistatakse iseseisva kurdi valitsuse moodustamist. Kürdiparteid ja jõud, kes olid operatsioonis osalenud või sellest teadlikud, eitavad täna igasugust seotust sellega. Ühe partei ametnikud, kes keeldusid avalikult kommenteerimast, ütlesid I24 News Englishile, et tsitaat, võitlejad lahkusid juba Suleimaniast Iraagis Iraani suunas, pärast seda, kui ameeriklased andsid rohelise tule. Mustafa al-Hidži on üks Iraani Kurdistani demokraatliku partei juhtfiguure.
Ta pidas nõu Ameerika ametnikega. Mõned väidavad, et ta rääkis vähemalt korraga Ameerika presidendiga isiklikult, et kontrollida kurdi vägede valmisolekut. Ja see on Rebaz Sharifi, Kurdistani Vabaduspartei PAK sõjalise tiiva komandör, kes kordas valmisolekut osaleda igas operatsioonis, mille eesmärk on maapealne rünnak Iraanis ning vastu võtta igasugust Ameerika toetust. Meie väed asuvad Iraani Kurdistanis ja need on meie parimad üksused. Kui nad riigi vabastavad, naaseme. Kuid pärast seda, kui Erdogani Türgi sellest teada sai, andis Valgemaja käsu operatsioon tühistada, loobudes teadlikult sammust, mis oleks võinud muuta sõja kulgu ja takistada ameeriklasi alandavatest läbirääkimistest Iraaniga. Türgi avaldas survet, et takistada kurdide operatsiooni, kartes, et see võib viia kurdi autonoomia loomisele iseseisvas provintsis ja kahjustada oma riiklikke huve. Kui kurdid oleksid suutnud Iraani rindel midagi käega katsutavat saavutada, oleks see võinud mõjutada ka teisi piirkondi, nagu Süüria, Iraak ja Türgi. Seetõttu tegutsesid türklased selle algatuse vastu. Aga see polnud ainus kaalutlus Erdogani jaoks. Nende vaatenurgast, kui ta lõpuks kukub, siis valitsus, mis oleks pidanud teda asendama, oleks pidanud tegema koostööd Iisraeli riigiga ja see on viimane asi, mida Ankara tahab. Ankara soovib näha Iisraeli hõivatud, kui ajatollade režiim on võimul. Iraani režiimi vastaste opositsiooniliste jõudude seas on samuti üsna palju kriitikat Ameerika plaanide ja nende põhieelduste suhtes, millele toetus operatsioon, mida lõpuks ei viidud ellu. Esimene viga oli kurdide peale lootmine, mitte Ahvazi rahva peale. Kontaktid olid tagasihoidlikud, tõlgendusi oli rohkem, keskenduti kurdi parteidele, arvati, et kurdi parteidel on laagreid Iraagis ja neil on oma väed. See plaan keskendus ainult kurdi võitlejatele ja see oli üks selle puudustest. Sest on olemas rahvas nimega Ahvazi rahvas, keda on üle 15 miljoni inimese. Miljon näseme. Kui oleks olnud poliitilist tarkust, oleks pidanud keskenduma sellele piirkonnale. Hormuzi väin asub seal, piisab kui keskenduda Ahvazi piirkonnale, isegi see 4. kaart Iraani jaoks. See tähendab, et see võetakse neilt. Teine läbikukkumine puudutab eeldust, et kurdid on ühtsed. Igas erinevas piirkonnas näeme teist mängijat, kes võtab sealsete kohalike kurdide üle kontrolli. Mängu nimi on pankurdism ja kurdid ei ole esimese maailmasõja lõpus saadik suutnud seda ettevõtmist ellu viia. Kolmas läbikukkumine on seotud kurdide suhetega Ameerika Ühendriikidega pärast seda, kui Washington loobus neist Ahmed al-Sharaa ja Erdogani Süüria kasuks. Ameerika Ühendriikide president lihtsalt eiras süürlaste sõjalist operatsiooni Kirde Süürias ja viskas kurdid lihtsalt bussi alla. Selle tulemusena kahjustas Ameerika Ühendriigid oma usaldusväärsust pankkurdide seas. Ka Iraani areenil võisid nad leida end üksi valitsuse vastu ilma Ameerika toetuseta. 4. läbikukkumine on seotud kurdi vasakpoolsete organisatsioonide jõuga. Kurdi patrioodid kaitsesid seda plaani, kuid vasakpoolsed on olemas igas piirkonnas ja kogu maailmas. See tähendab, et nad olid sõja vastu ja olid vastu ka Iraani režiimi kukutamisele. Ma ei arva, et me peaksime selles ainult Ameerika Ühendriike süüdistama. Ma arvan ka, et peame selles süüdistama kurde, sest nad ei osanud ühtseks saada. Alaviidid puutuvad kokku julgeolekujõudude tulega! Meil on siin nüüd kahekordne probleem. Meil on endiselt ajatollade režiim, endiselt surud ja teiselt poolt näeme Türkiet, sest väga järk-järgult võtab siin omaks
väga negatiivse, väga vaenuliku poliitika Iisraeli riigi suhtes. Ameerika operatsioon oleks võinud muuta kampaania kulgu, kui Türgi sekkumine peatas selle enne, kui see üldse alata jõudis. Iisrael jääb seetõttu ilma strateegilisest saavutusest Iraani areenil ning seisab nüüd silmitsi uue ohuga, mis lähtub Türgi areenist. Aeg näitab, ma tahan ikka veel olla optimistlik ja loodan, et me ei näe Türkiat kui teist Iraani. Ameerika Ühendriigid ei taha täna kaotada Türkiat nii, nagu nad kaotasid Iraani rolli. Homme võib see olla Türgi kord.